Tol ajal Nõukogude Liidu ruumist liikus helitult kolossaalselt suur objekt mere suunas ja suundus Porkala peale. Mees hiljem kontrollis oma tuttavate ja väeosa sõprade kaudu, et oli ka radarvaatlus, kuid see, mida nad taevas nägid, see oli nende jaoks absoluutselt uskumatu. See objekt oli nii suur. Kui ufoloogil näidatakse nii suur, siis selle kohta on muidugi vene fraseoloogias palju paremini väljendid. See oli ikka eestikest kolmeste haidi kui suur. Sest nii suur. Nurga mõõte, kui te kujutate ette 4 inimest vaatamas oma peakoha niiviisi, siis ta ütles, et ta võrdleks niiviisi, et see oli nagu mitme staadioni suur. See on köki-möki, sellepärast, et üks Eesti võib-olla jääknähtudega sõjaväelane, täna küll vääriks inimene, võis näha midagi haidi suurust. Aga tegu näiteks Vaikse-ookeani Nõukogude perioodi laevastiku õppustega Jaapani meres, kus laevastiku admiral Deržavin isiklikult oli õppuste juht, kus eliitohvitserkond, te kujutate ette noori mereväeohvitseri, naised kujutate ette, neid oli sadu komando laevas sillas, kus mõõdeti siis aparatuurselt, pildistati ja registreeriti ära veest välja ookeanist välja tõusnud silindrikujuline objekt, mille joonmõõt oli siis kaugusmõõdikute mõõdet 1,2 kilomeetrit. Ja see on köki-möki võrreldes sellega, mida Nick Pope'i puhul on tegemist Briti endise kaitseministeeriumi selle osakonna juhiga, kes tegeles UFO-informatsiooni vastuvõttu, inside uurimise ja salastamise. Mina mäletan tol ajal britid tegid avalduse, et see nähtus pole üldse tõsiselt võetav ja niisuguse asjaga Briti ametvõimud ei tegele. Nüüd mul on võimalik Vana-Tallinnat temaga koos juua, Ingrid intervjueeristada Soomes. Me murdsime ta Soome suhteliselt primitiivse ufoloogia vahelt välja, naksti, kes siis Blondile intervjuud ei annaks ja saime korraliku materjali. Nick Pope ja Eesti Ingrid Peek. See viitab lihtsalt sellele, millised sidemed, kuidas selle maailma saladuste avastamine käib. Minu kolleegid Arvid Modvinšodro keerulise nimega vanemad inimesed peaksid teadma, kuidas käis firmades ringi või asutustes, riigiasutustes ringi. Ajakirjandusmaja oli tulvil pungis, kui Vladimir Azovsa käis esinemas ajakirjanikele. See oli esimesed pääsukesed UFO avalikustamisest. Tegu oli armee laevastiku selle osa kõrge ohvitseriga, kes oli allelaeva komandör, tervise tõttu võeti ta maha. Aga kuna kujutage ainult ette sadu, kui mitte tuhandeid vaatlusi, millel on väga suur erikaal, kus oli armee kvalifitseeritud vaatlejad, kus oli tehnilised radarvaatlused, kus pildistati, kus rünnati objekte Eestis taamuses Haapsalu lennuväljalt, lennati üles ja tulistati siis 2 punast kera. Üks punane kera läks närvi, vastas kiirega ja MiG-27 kukkus Väinamerre maha. Nii, siis, kuidas? Jah. Ja ma mõtlesin, et ma võin lisada ka ühe huvitava juhtumi. Hakkab tulema? Ei, see on Belgia, et võib-olla osad on kuulnud, et 89. aastal, 90. ja 91. aastal Kesk-Euroopas oli Belgia kolmnurgad, kus tuhandeid vaatluseid ja siis Belgia uurija rääkis mulle isiklikult, kus saadeti siis F-16 hävitajad tunnistama, võeti objekt sihikule ja hävitusenduril joysticku pealt lükkab selle klõpsu pealt ära, et tulistada välja õhkrakett. Sel hetkel, kui ta hakkas õhkraketti seda välja laskma, objekt tegi momentaalselt 90 kraadi kille peale liikas ja hävitusendur ei osanud kuidagi sellist kiirendust selgitada. Nees naerab, sest tegu oli ju atmosfääri nähtus 90 kraadi. Ja kui me siia nüüd lisame niiviisi, et armee sõjaväerringkondadest, mul oli isiklik kokkupuude tuttav, mõelge, et ma ainult luure ohvitseridega suhtlesin. Nendel oli ka veetuvaid elukaaslasi ja sõpru. Ja siis ohvitseridega German Koltsin loode sõjaväerringkonna luure ülemiks, kes näitas kogumi. Seal ei ole mitte ühe kolmnurgaga. Eesti õhuruumis arvukalt musti kolmnurke. Türi kohal öösel kella 4 käib seisma 2,5 miljon. Algul müriseb, koriseb, pärast jääb iir vaikseks, lükkab tuled välja
perenaine on surma ilmus pärast harjub ära kõigega. Ja siis ütles, et 5 aegu hakkas ära minema, siis see surin kasvas ja nende seal minema. Küsimus, pöörduge kelle poole, tulete muidu, sealt tuleb pildid. Ja siis küsige sisejulgeolekusüsteemid, et näiteks kas Keskerakonnast lahkusid või on seal veel praegu, et kõik on inimesed, kõik on, et see on inside delikaatne informatsioon, see ei puudut mitte ainult häbi, ei ole noorteadlastel või teadlastel, eriti vanadel paljudel puhul, kui ta just üleküpsed ei ole, siis tekib uus julgus, sest inimestel tekib teine hingamine. Kõikide õigustuseks tuleb öelda seda, et me kõik sõltume informatsioonist või sellest toidust, mida me sööme. See informatsioon ei olnud loomulikult kokkupuuteid, ei luure parimate ringkondadega ega failidega, ei olnud mitte paljudel. Aga sinna õnnestus jõuda. Aga nüüd ma tüürin vaikselt niivisid, räägime ka siis natuke Eesti juhtumeid.